Tere, aprill on käes, vaatame üle siis aprillikuu ennustused, aprillikuu energiad. Ja kui väike pilt tagasi heita, siis märtsikuu tegelikult oli selline, et mis julgustas sind enesekindlamalt otsustama, märkama neid kohti, kus koha peal sa liialdad, otsa vaatama oma hirmudele ja ära tundma seda tunnet, et ma tean, mis on minu jaoks õige. Sild julgustati ennast hindama ja hinnastama, vastutust võtma, haarama ohjad ise enda kätte ja usaldama oma sisetunnet rohkem. Ja usaldama sisetunnet niivõrd, et mitte niivõrd teiste arvamust kui ise enda sisetunnet. Ja aprill on siis selline, mis tõstab selle leveli, selle taseme nüüd siis kõrgemale naksti on ju. Ja see selgus, mis sa oled nüüd aprillikuuses või selle märtsikuuses saanud, siis aprill tõstab selle selguse astme samamoodi nagu kõrgemale ja siis on see koht, et sa tead, miks sa siis ei tee, on ju. Et sind aprillis lükatakse nagu tegutsemisse. Et jälle ma hakkan kätega vehkima. Nii, siis see aprill annab sulle hoogu juurde, et mulle tundub, et see kuu on nagu kolimine, aga sa ei pea otseselt siis kogu oma elu ümber korraldama, vaid hakkad vaikselt minema nagu sammu haaval. Et sest kindlasti sa liigud eemale sealt, kus on sellist liiga palju välist, või siis ka siukest nagu sisemist müra, mõttemüra. Ja sa liigud sinna, kus on rohkem hingamisruumi, tegutsemisruumi, et teha asju nii, nagu sulle sobib paremini. Siis on vaja julgust, et sa julgeksid teha nii, nagu sulle sobib paremini. Ja aprill on selline algatuse ja sirgjooneliste energiate kuu ja pean võtma veeamsu. Viimasel ajal see kurk siin, kurk teeb siin oma trikke, on ju. Et ühesõnaga aprill on sirgjooneline kuu, et pigem ta armastab, et ütle asju otse välja. Et see ei tähenda nüüd seda, et kõik, mis sülg suhu toob, aga selline võib-olla liigne, isegi nagu liigne diplomaatilisus on liiast. Et pigem nagu sellised otsekohesed nagu väljaütlemised, sirgjoonelised jutud, otsekohesed suunad, sirged jooned, mitte siksakid on ja. Ja siis lisaks veel need ära tegemised ja tegevusse minemised. Et elu toob nii või naa endaga kaasa selliseid, nagu see sõidab siin on ja, et selliseid väikseid pöördeid, käänakuid, hopsti nurga taha vaatamisi on ja uusi kontakte ja selliseid elamusi, et nii saab ka on ja. Et ja kui sinu selline siht ja suund on tegelikult nagu laias laastus paigas, siis kärsitus antud juhul sellel kuul võib olla isegi selline tasuta kütus on ja, et ei pea minema sinna kütust võtma, issand jumal küll, ma lähen oma jutuga on ju. Et see kärsitus võib olla praeguse seisuga selline nagu tasuta kütus, mis aitab sul lõpetada seda venitamise taktikat või edasilükkamise taktikat ja vabanduste otsimise taktikat on ju. Et siin fookuse kompassi kaartides on ka üks kaart, mis ütleb, et 5, 4, 3, 2, 1, põmm, mine tegevusse on ja. Et põhimõtteliselt see fookuse kompassi kaart sobiks ka nagu aprillikuusse üli hästi on ja. Et sa saaksid ära teha need sammud, mis varasemalt tundusid kas liiga suured, liiga keerulised, liiga rasked. Aga nagu ma ütlen, ma arvatavasti mitu korda toonitan, et see on sammult edasi liikumine, mitte niimoodi
hopsti kogu ampsu võtmine või kogu elevandi ära söömine või selline kohe kõige korraga tegemine, et see on step by step, samm-sammult edasi liikumine. Et sa võidki aprillist mõelda nagu rahulikust paadisõidust, autosõidust, rattasõidust, on ju, et sinu ülesanne on valida see õige kurss, õige suund ja võtta seljakotiga ainult kaasa see, mis päriselt nagu sinu jaoks toimib, mida sa oled juba märtsis ära katsetanud, et jah, see toimib, jah, see töötab, on ju. Sa ei pea aprillis mõtlema midagi muud välja, midagi uut välja, vaid olemasoleva vana, mida sa oled juba teinud, mida sa oled juba katsetanud, et seda sama kas katsetada uuel moel või seda edasi arendada samm-sammult, et see seljakotiga on sul kaasas, on ju. Aga selle seljakoti taha omakorda, et jäta selja taha see väsitav, kurnav vajadus pidevalt tõestada midagi, et inimene tõestab ise endale ka ja tõestab teistele, et olen minagi olnud see, et mida asja, ma tõestan teile alles, et ma seda suudan või oskan või just teen ära selle, on ju. Aga aprillis peaks selle tõestamise nagu kõrvale tõstma, seljakotist välja selle, et lihtsalt liigu edasi, lihtsalt tee oma asja, lihtsalt usalda sisetunnet ja mine edasi. Et see on see kuu, kus sa õpid usaldama seda protsessi ennast. Seesama, sa õpid usaldama seda protsessi ennast. Sa õpid tegevuse käigus ja sa õpid tegutsema veel paremini. Seda tehes sa õpid tundma iseennast veel paremini. Ja siin sellised süüdistused, iseenda süüdistused, inimene süüdistab ennast ka hullult palju, et see tõmbab täiesti alla. Võtab selle tegutsemist energiat vähemast, on ju. Iseennast või iseenda või kellegi süüdistamine, et see on siis see ka koht, mis jääb seljakotist välja, on ju. Ja 2 sihukest ägedat kuupäeva on kohe aprilli alguses on 2. aprill, millal on nagu täiskuu, et siis sa võid tunda, et sa tahad, et kõik su ümber on ilus. Sinu sees on kõik ilus, sinu ümber on kõik ilus, paned selga ilusa pesu, ilusad riided, sööd ilusat toitu, ilusad inimesed sinu ümber, ja suhtes ka, et tahad kõik oleks nagu siuke viisakas, ilus, et see on nagu siuke minust nagu siuke äge päev ja selle tõttu on ka see selline nagu suurepärane aeg siluda vigu, mis on eelnevalt nagu tehtud suhetes ka või teha selliseid ka koostööpakkumisi või kutsuda kuskile kedagi ja et aga ole valmis ka, et emotsioonid võivad siis selle täiskuu ajal olla võib-olla kõrgendatud ja siis kui mõni siis nagu niimoodi plahvatab negatiivses võtmes, siis on lihtsalt see, et eelnevalt on tasakaal ikkagi nagu väga paigast ära läinud ja siis see pillikeeled on olnud liiga pingul või pudelisurve on olnud liiga suur. Nii. Ja siis reedel 3. on suurreede ja siis on hoopis vastupidise, et on nagu sissepoole vaatamine, mis tahab võib-olla rohkem natukene vaikust, ausat sisekõne iseendaga või mingite asjade välja kirjutamist, et selgusele saada. Et sa saaksid vaadata üle ka iseenda sellised nagu väärtushinnangud. See on nagu inventuur sinu emotsionaalses kapis. Ühesõnaga, et neljapäev on siis siuke rääkimiseks, teistega arvestamine ja ilu maailm on ja reede siis on pigem nagu iseendale ja iseenda nagu sisemise rahu jaoks. Aprill, töö, eneseteostus ja parim strateegia jällegi mulle tundub on sellel ajal järjepidevus ja üks samm korraga. Et tekita iseendale selline tunne, et sa liigud edasi. Üks avaldus, üks kõne,
üks kohtumine, üks uus oskus, mida sa hakkad samm-sammult edasi arendama. Üks päev korraga, vahest on vaja ka üks tund korraga, on ju. Ja ära hinda selliseid nagu väikesi võitusid või tähendab ära hinda ja ühesõnaga hinda just väikesid võitusi ka, et inimene on see, et nii väike see ei ole mitte midagi, on ju. Et just hinda seda väikest võitu ka, mida sa oled nagu saanud ja mis on sul nagu käes, on ju, et nii õiged kaardid tulevad minu jutu kõrvale ka kohe, on ju. Et sellepärast, et iga kord, kui sa valid, sest kõik on sinu valik, et iga kord, kui sa valid sellise passiivse paigal seisu või passiivse hirmuga kaasa minemise, on ja mitte tegutsemist, siis see ongi see nagu paigal olemine, sa ei liigu edasi, aga et aprillis on aeg nagu nihutada oma piire. Et praegust ma ütlesin küll, töö ja eneseteostus ka, et sa nihutad oma piire, on ja. Sa liigud oma sihi tuleviku suunas nii liigud, on ja. Siis ja aprill soosib kandideerimist, tööalaseid vestlusi, portfoolio või CV korrastamist, niinimetatud õigete või siis kasulike või siis vajalike inimestega ühenduse võtmist ja see soosib ka oma loo sellist ehedat esitlemist lihtsalt. Kes sa oled, mida sa oskad, mis väärtust sa lood inimestele, et ma täiesti mõtlesin, et ma toon ka siia nagu oma näite, et see võibki olla keeruline mõelda, et et siis kes ma siis tegelikult nagu olen, on ju. Et mina olen Ülle Puu, loov ettevõtja, spirituaalne kunstnik, loovate töötubade juhendaja ja pikaajalise kogemusega lahenduspõhine taroloog, kes loob silla nähtava ja nähtamatu vahel. Siis küsimus, et mis ma oskan? Ma oskan luua energeetilisi tähendusega maale, mis mõjutavad ruumienergiat, inimeste energiat, tõlgendada sümboleid, mustreid, selliseks praktiliseks juhatuseks, ehk siis tuleviku ennustus. Juhtida loovaid töötubasid, kus inimesed kogevad loomise kaudu eduelamusi ja ka enesekindluse kasvu. Ja sina saad siis vaadata ja kirja panna, et mida sina siis oskad, et täiesti pane kirja, nii et sellest tuleks selline mõnus hea lause. Siis millist väärtust ma inimestele pakun, mis väärtust ma loon. Ja ma olengi loov ettevõtja, kes aitab inimestel sümbolite ja kunsti abil kogeda eduelamust, luua oma ellu selgust, inspireerida, luua rahu ja paika panna oma tuleviku sihid. Et sellist väärtust ma loon inimestele. Ja sina saad ka vaadata, et kuidas ja mis väärtust sina siis lood inimestele, et mis kasu inimene sinust saab. Ja mis kasu inimene sinust saab. Ja ma mõtlesin ka, et ma vaatan uuesti üle. Ole kasulik, on ju. See Arnold Schwarzeneggeri raamat 7 abinõud eluks ole kasulik. Et see ongi see, et mis kasu inimene sinust saab, mis väärtust sa lood, mis kasu sinust siis on, mis kasu sinust on üldse, mis sa eksisteerid siin, mis kasu sust on, et leia see nagu üles, et pane endale kirja, kas või punktidega, et mis kasu sinust siis on, ja. Et, ja märka, mille eest sind nagu kiidetakse, et see on ka see kasu, mida sina lood teistele. Et seda Arnold Schwarzeneggeri ole kasulik, ma lugesin seda või kuulasin õigemini ja tegin täitsa nagu märkmeid ka või kuulasin mingit kohta mitu korda täiesti, et see nagu ülihea raamat mulle nii meeldis. Et jah. Nii, lähme edasi.
aprill ja suhted. Aprill tahab, et teie suhetes oleks rohkem nagu õhuruumi, hingamise ruumi, ausaid selliseid arutelusid, kuidas teineteist hoida, kuidas teineteist toetada. Ja kui sa liigud, sest see aprill on liikumise kuu, kui sa liigud uue ameti poole, uue hobi poole, mingisuguste unistuste poole, siis see suhe vajab ka selliseid kokkuleppeid, et kuidas te toetate teineteise kasvu, ilma et keegi ennast maha suruks või tunneks ennast kõrvale jäetuna, ja ka seda, et kuidas sa saad toetada iseennast, iseenda kasvu. Et teil võib ju olla täiesti ettepanekuid või sellised, et kuule, aga nii saab ka või täpselt see ahaa või need üllatuse momendid on ja. Et see ongi just nagu põnev, mis loob sellist nagu ühtset olemist on ja. Aga kui ikkagi ei ole võimalik nagu rääkida, ei ole siukest kasvujuttu mitte mingisugust, siis lihtsalt analüüsi, lihtsalt mõtle, kas su suhe on selline, et tõmban, lükkan, tõusud mõõnad või lihtsalt sa tunnedki, et sa loksud oma paadiga, tankur on vette visatud ja loksud seal ühe koha peal, et isegi kui torm on ära, siis sa ikka avastad, et vaatad ringi ja mitte midagi pole muutunud, ma on ikka selle sama koha peal on ja nüüd on aeg siis nagu mõelda, et äkki siis laiendaks oma suhtepiire või oma võimalusi või niinimetatud isegi nagu läbirääkimisi on vaja siis suhetes ka teha, kui see on võimalik loomulikult rääkida, et kaitsta oma närvisüsteeme sellise tõmba-lükka eest või märgata, et mis eluaspektid muudavad sind ennast nagu selliseks halvemaks inimeseks ja see, kelleks sa oled muutunud, et kas see meeldib sulle, kas sa meeldid iseendale või see, et vaat ma varasemalt olen selline, nüüd ma olen selline, kas see sulle meeldib. Ja kui sulle ei meeldi, siis hakka samm-sammult, jällegi samm-sammult, hakka ise ennast muutma või hakka oma eluolu ümber korraldama või lihtsalt tee tõesti oma kapid korda ja loo selline kord iseenda sees, kord sinu ümber ja mulle ikka meeldib see, et kord sinu ümber loob korra sinu sees. Nii, vallalised. Vallalistel mulle tundub, et surnud punkt tuli välja et selline aprillis on selline ajaperiood, kus sa vaatad, et millised inimesed sulle üldse nagu ei meeldi, mis sulle üldse nagu ei sobi. Ja sind võibki tõmmata nende inimeste poole, kes tegelikult teavad, mida nad oma elult tahavad. See surnud punkt näitab ka seda, et mulle enam mingid asjad ei meeldi üldse. See on ka passiivsus, aja maha võtmine, aga samm-sammult jällegi vaata lahtiste silmadega ringi, et sinu sisemine latt võib olla nagu kõrgemale tõstetud ja kõrgemale tõusnud ja sa ei otsi oma lihtsalt enam seda tavalist nagu keemiat, vaid seda, mis või kus sa saad selle inimesega koos olles päriselt olla sina ise. Vot nii. Siis tervis ja sisemaailm. Võtan siit Taarost ka, et aprillis tõesti võib olla see keha siis ja närvisüsteem rohkem sellisem nagu tundlikum just nendes kohtades, kuhu kergemini koguneb stress. Need on siis õlavööde, kael, lõualuud, soolestik, seedimine, jalad, sest on edasi liikumine, et kuhu su jalad tahavad minna, aga kui sa sunnid ennast vastu, ma pean seda tegema või nii kaua ma teen seda, siis jalad võivad endast tunda anda. Samamoodi puusad, toetume puusadele ja muutuste energia teebki närvisüsteemiga tundlikumaks. Ja parim ravim on loomulikult kindel elurütm, et kindlal ajal magama minemised, vee joomine, liikumine, kergem toit,
vähem hilisõhtus sellist ekraani, ma arvan, tead isegi, sellest on jumala palju räägitud, aga ma lihtsalt ütlen siia juurde, et leia ise oma rütm ja aprill on selle oma rütmi katsetamise kuu täiesti, kus samm-sammult, et sa saadki katsetada ja võib-olla muuda ka neid mustreid või neid uskumusi, mis on näiteks, et ma olengi hommikuinimene, ma olengi õhtuinimene, ma olengi kogu aeg niimoodi teinud, ma olen kogu aeg niimoodi söönud, midagi pole juhtunud. Et proovi midagi teistmoodi. Või et meie suguvõsas ongi kõik õhtuinimesed või kõik hommikuinimesed. Aga muuda seda, see võib olla sulle üllatuseks, efektiks, et tegelikult mulle nagu meeldib hoopis teistmoodi. See ei ole teda julgenud varem nagu välja tuua armastuse kaart. Et sa ei ole varem julgenud sellega nagu tegeleda või siis keegi on olnud väga siuke pealetükkiv, et noh, sa ei olegi minu tütar või minu poeg või mida iganes. Et lihtsalt julge katsetada. Praegust pidin kraani ümber ajama. Läksin hoogu. Nii, need kehakaardid, võtan siit ka ühe. Ja muidugi suur reede, see 3. aprill on ja kui rääkida aprilli algusest, siis ma ei ole veel teiste nädala neid energiaid niimoodi üksipulgi lahti võtnud, et kui sa minu kodulehel liitud selle listiga, et minu need meilid tulevad sulle sinna postkasti, siis ma koostan ka tegelikult iga nädalasi neid energiaid, aga ma ei ole veel nagu teinud neid. Et siis ma saan ainult sellest esimest nädalat siia sisse tuua. Kui sa liitud listiga, siis iga nädalased energiat potsetavad sulle meilile postkasti. Seda tahtsin öelda. Nii. Ja siis see reed, eks ole, et see sobib üli hästi, et selliseks sisemiseks pausiks, taastumiseks, vaikuses olemine aitab sul kuulata, kas su valikud toetavad sinu keha ja vaimu päriselt. Kas nad päriselt ka toetavad? Vaikus aitab kuulata seda. Nii, võtan siit kehakaardi. Oi, kui pikk jutt. Ma vaatan, mis ma siit ette loen. Keha parem pool, meesenergia. Vaatan. Näe siit keskelt on ja panin sõrme peale, kust ma loen. Märka, mis tegevusi teed ainult parema keha poolega. Ka üks keha pool domineerib teise üle. Kas ta domineerib rohkem kui teine? Sageli üks keha pool on kinnisem, mis viitab, et see pool sinus on alla surutum. Ma rääkisin enne sellest alla surumisest. Suhetes alla surumine, mida sa alla surud iseendas. Täpselt keha, vaim, et olgu, et on töö, suhted, mis ma pärast rääkisin seal lõpus selle keha ja katseta midagi oma kehaga teistmoodi on ja ma loen veel selle. Sageli on üks keha pool kinnisem, mis viitab, et see pool sinus on alla surutum. Märka, kui palju elad läbi enda parema keha poole. Märkad, kui palju elad läbi enda parema keha poole. Kas võiksid seda teha rohkem või vähem? Kas ainult annad? Kas oskad piisavalt vastu võtta? Milline on su suhe isa ja mees energiaga? Kas teed liialt jõulisi ja tugevaid tegevusi? Juhid kõike üksi. Kas valuaistingud ja sümbolid on enamasti paremal keha poolel? Vajub su keha paremale poole viltu. Nii. Parem keha pool on ühenduses vasaku aju poolkeraga ja esindab ühendust andmisega, yang energia ning meespoolega. Olen terves ühenduses enda mees energiaga, olen tasakaalus. Ja tegelikult, kui sinule tundub, et sa oled vasakukäeline ja hoopis vasakul pool on, siis sa võid, mina arvan küll, sa võid selle ümber mõelda vasakule keha poolde. Et kas sa teed vasaku keha poolega ja vasaku keha pool on siis emaga seotud ja naise energiaga.
väga hea, ma pärast loen seda veel, mõtestan ise enda jaoks ka veitsa. Sest need energiad on ju mulle ka. Nii, siis kui sulle meeldib see, mis ma teen, pane like, ära ole kade, jaga seda videot, kommenteeri siia alla, kuidas sulle tundus need kehapoole energiat, meesenergia, naisenergia, kommenteeri siia videosse, kuidas sina tajud seda aprillikuud. Muidugi fookuse kompassi kaardidest ka. Võid kommenteerida, et kui sina võtsid fookuse kompassi kaardi, kui sul on juba kodus need olemas, minu kodulehelt saab neid soetada. Taroka.ee sealt poest, et mis on siis selle fookuse kompassi sõnum. Et kui sina enda kodus olevast pakist võtad siit kaardi, mis sinul tuli, sest fookuse kompassi kaardid ei ole ennustuse kaardid. Need on lihtsalt see, et praegust ma vaatan, kuhu seada fookus. Nii, mis siit tuli ka siuke pikk jutt ja selline edasi kepsutamise kaart, väga äge. Nii, hirmu ja elevuse vahel on mõtteviis. Jälle jumala õige kaart on ja. Tehes midagi uut või tuttavat uut moodi on põnevus ja elevuse sabin hea märk. Järelikult viib see sind kasvu ja muutusesse. See tunne on infotooja ja näitab, et sa hoolid selles õnnestumisest väga. Super luks. Kuule, siit tuleb niimoodi siuksed kulda nendest kaardidest, et oleme täitsa õiges energias, õiges suunas. Aprill on edasiliikumise kuu ja vaata, kas sa ka kepsutad niimoodi edasi, nagu nemad siin kepsutavad on ja. Et super. Siis soovin sulle kõike head. Kommenteeri siia alla, kuidas sul aprillikuu siis on alanud, läinud või et kuidas sa juba tunned, kuidas see aprillikuu või milliseks ta nagu kujuneb. Et see on ka tore märgata, et millised sammud sa siis plaanid või jooksvalt aprillikuus avastad, et sa võiksid nagu edasi tegutseda, kuhu poole edasi minna. Nii, ole hoitud ja kaitstud ja järgmise korrani. Tšau, tšau!